Mai lõpus suri 3-aastane laps Tšehhis difteeriasse. Arstid võitlesid tema elu eest, kuid ei suutnud teda päästa. See laps oli vaktsineerimata. Ka Eesti arstid on juba hoiatanud, et Euroopas möllavad leetrid, läkaköha, mumps, punetised ja on vaid aja küsimus, mil need haigused jõuavad ka Eestisse. 3 kooliealise tütre ema Telle Kurra armastab perega reisida ja teab, kui traagiliselt võib lõppeda mõnus perereis, kui vaktsineerimiskava ja soovitusi mitte kuulda võtta. See on väga kurb, aga siin viimastel aastatel ja kuudel nii-öelda ajaunarusse vajunud leetrid, mis on kohati tundunud vanade haigustena, tõstavadki pead tänu sellele, et aina enam on neid lapsevanemaid, kes vähem vaktsineerivad. Sinu lapsed on vaktsineeritud, aga kas sa vahel tunned, et teised inimesed võib-olla mitte nii vastutustundlikult käitudes seavad ohtu ka sinu laste ja sinu enda tervise? Kindlasti, et see avatud sotsiaalmeedia ja inforuum on see, kus ka mina olen lapsevanemana võib-olla teatud ajal olnud nagu kahtlev, aga lähtunud ikkagi sellest, et ma ei tee oma otsuseid guugeldades ja sotsiaalmeedia võib-olla hirmutavatest ütlemistest, vaid eelkõige ikkagi küsimustele vastust leides oma perearstiga konsulteerides. Eks põhiline küsimus on see, et kui neid haigusi nii palju enam ei levi, et kas on vaja siis vaktsineerida, aga et ütleme, neid haigusi ei levigi nii palju sellepärast, et me ju vaktsineerime. Ja tegelikult lähiaastatel ja ka sellel aastal on näha, et mingid haigused on ikkagi tagasi tulnud just sellepärast, et vaktsineerimise protsent on nii madal, et nii väike hõlmatus on. Täna me oleme siiski silmitsi tõsiasjaga, et ülinakkav leetrite puhang möllas Lätis, kus ühes koolis toimunud üritusel haigestus ligi 50 inimest. Ka Eestis on leetrid sel aastal sisse toodud juba 3 korral. Taas on tuvastatud mumpsijuhtumeid ja isegi punetisi, mis on üliohtlik haigus just lapseootel naistele. Kõige rohkem tasub muretseda leetrite pärast, et Lätis oli just puhang ja leetrid tegelikult on levinud praktiliselt enamik Euroopa riikides ja leetrite puhul on ka see, et seal võib see vaktsineerimine jääda tegemata, kui me räägime teisest vaktsiinist. Sest teine vaktsiin on koolis ja vahest siis koolis kas ununeb või laps ei soovi. Kui reisile minek on, et siis leetrite puhul tasub kindlasti üle vaadata ja difteeria, teetanus, läkaköha ka ikkagi selline vaktsiin, mida tasub korrata, sest ta lihtsalt ei anna eluaegset kaitset. Eestis vaktsineeritakse lapsi 12 nakkushaiguse vastu, mis on kõik ohtlikud, võivad kulgeda väga raskelt ning lõppeda ka surmaga. Mõned neist on tänu vaktsineerimisele kadusid Eestist üldse, mõned on väga hästi kontrolli all. Näiteks selline tõsine haigus nagu poliomüeliit ei ole Eestis esinenud 65 aastat. 2 viimast poliomüeliiti haigusjuhtu oli diagnoositud Valgamaal 1961. aastal. Ja sellest aastast elame poliomüeliidi vaba, aga see ei tähenda seda, et poliomüeliit on kadunud üldse maailmast. Siis järgmine ohtlik haigus difteeria. Difteeria ei ole Eestis esinenud juba 25 aastat, aga on riike, kus esineb difteeria igal aastal ja üks nendest on meie naaberriik Läti ja Lätis esineb difteeria igal aastal nii haigus kui ka surmajuhte. Näiteks üle-eelmisel aastal oli Lätis difteeria puhang, kus haigestusid vaktsineerimata ema ja vaktsineerimata lapsed, 3 last ja üks nendest suri difteeriasse. Ka punetisi pole Eestis esinenud 11 aastat, kuid Saksamaal, Poolas, Ukrainas, Venemaal ja Türgis niidab see haigus endiselt inimesi. Ülinakkavat leetrite viirust oleme juba 2 korral maininud, ent samas on põhjust ka veidike rõõmustada, sest vaktsineerimisnumbrid on hakanud Eestis vähehaaval kasvama. Tõepoolest, meil on hea meel, et hõlmatused liiguvad õiges suunas, kuid siiski saavutamaks WHO poolt soovitatud 90–95% hõlmatust on meil veel tükk maad minna.